ja seal me siis toimetasime kuni aastani 2008, kui siis tuli see suur esimene finantskrahh, eks ju, tookord. Ja noh, meil oli juba mingi mõnus laen võetud Kalamaja korterile ja ega selle elukaaslasele firmal ka nii hästi läinud ja noh, mul kadus üleöö kadus töökoht, nagu selles mõttes ja veel umbes 300 inimesel. Et noh, siis seal pank juba seal helistas ja ähvardas, et me võtame teilt kodu ära ja ütlesin, et ei ole vaja ähvardada, et ega ma arvan, teil on lihtsam ikkagi see, et mina leian töö ja maksan teile laenu, kui teie võileiva hinna eest selle korteri maha hakkate müüma, sest keegi nagu nii osta on ju, et kuidagi oli vaja nagu õudselt nagu noh, endas seista nagu igas valdkonnas ja siis oli selline laevaliin, noh, siiamaani sõidavad ka kiirlaevad Gibraltari ja siis selle Hispaania vahel. Ja siis kutsuti nagu sinna tööle. Ja mul juba kõik leping oli nagu, noh, lepingut läksin alla kirjutama, tulin siia Piritale ja kõik nagu nii, et noh, lähen sinna ka tööle ja siis helistab mulle, ma olen kuskil Rusalka juures, helistab mulle, ütleb, et ei teata, et meil on siin ikkagi noh, mingid ümberkorraldused, et Hispaania värk on ju, asjad muutuvad, et meil tegelikult ei ole nagu noh, vaja inimesi. Et noh, tegelikult meil ei ole nagu tööd pakkuda, on ju. Ma panin põhimõtteliselt mobiili kinni, läksin sinna kohale, see on, ega ma enne ära ei lähe, kui te mulle töö leiate. Et mind lihtsalt ei huvita nagu. Noh, vaata meeleheide on ju, on suur juba, on ju. Ja siis mul mingi sama päeva õhtul me helistati, et tead, et meil on selline nagu või minna nagu Omaani. Mis asja? Mis koht see nagu on ju? Et noh, ei kuulnudki, Omaan kui riik ju tegelikult läheb hullult nagu radari alt, eks ju.